Kassid on interneti mitteametlikud maskotid ja tõenäoliselt tuleb sinulgi praegu silma ette mõni kuulus internetikass. Olgu see siis üks esimestest meemi põhjadest, mille nimi oli I can has cheeseburger ja seal oli üks eriti mõnusa näoga kass. Või olgu see Nyan Cat või olgu see, teate küll, see viimane meem sellest, kus üks naine sõimab kassi salati kausi taga. Või mõtleme Grumpy Catile, see veidi pulplõugne kass, kes sai meeletult kuulsaks internetis. Või siis see kass, kes oma käppadega klaviatuuri taob. Mäletate küll, neid kasse on omajagu. Aga võime ju endalt küsida, et miks? Miks just kassid? Ja selle kohta on tehtud päris palju teadust. Ja nimelt on leitud, et esiteks kassid toovad meis välja positiivseid emotsioone. Et kui meil endal ei ole lemmiklooma, siis midagi sarnast emotsioonipõhiselt saame me ka läbi ekraani kassi vaadates. Meil tekib teatud parasotsiaalne suhe, ehk siis selline suhe, mis tundub nagu päris sotsiaalne suhe, aga tegelikult meid ju ei seo miski, me ei saa talle pai teha. Aga emotsioon võib olla üsna sarnane. Teiseks on kassid saanud tõenäoliselt interneti lemmikloomaks just nimelt sellepärast, et kassid on autentsed. Täna on sotsiaalmeedias hästi palju sellist sisu, kus inimesed poseerivad, näitavad ennast paremana, teevad 10 võtet selleks, et asi just õigesti purki saaks, aga kass on oma olemuselt autentne. Ta lihtsalt sisiseb siis, kui tahab, läheb kaadrist välja siis, kui tahab, lakub oma tagumikku siis, kui tahab ja see meile meeldibki. Mitte see viimane võib-olla, aga just nimelt see autentsus. Kolmandaks on kassi sisu selline turvaline sisu. See ei polariseeri inimesi internetis, ei lähe kakluseks, ei lähe sõimuks tavaliselt. Ja seetõttu on kassi sisu mõnus, et ei pea ühe korra vähemalt minema kellegagi kaklema kuskile kommentaaridesse. Ja neljandaks on kassid sellised loomad ka, kellega on lihtne leida sellist antropomorfset sidet. Ehk siis me kujutame ette, et loom on nagu inimene, käitub nagu inimene, tunneb nagu inimene, on motiveeritud samamoodi nagu inimene. Näe, vaata, kuidas ta laiskleb, oi kui mõnus, tahaks ka. Või vaata, kui kavala näoga ta on, oi kuidas manipuleerib meiega. Me omistame kassidele palju sellest, mis on meile endale omane.